darkness and light, evil and good, war and peace, them and us. Everyone knows that one could not exist without the other, and between the two, there is a balance. Some say that before the lands disappeared, birds were able to migrate between the continents. Mina olen Tanel Toom, filmi Viimane vahipost režissöör. Stseen, mida me kohe vaatama hakkame, on filmi kõige esimene stseen pärast filmi introkaadrit. Minu jaoks oli siin väga oluline see visuaalne ja heliline kontrast luua, et me lõikame staatilisest ja pikast, heledast ja rahulikust maailmast väga järsult tumedasse, karmi, märga ja kineetilisse maailma. Lisaks sellele kontrastile energiale, mis selline kahe rütmiliselt väga erineva stseeni põrkumine annab ja tekitab, tahtsin ma alustada filmi sellise medias res stseeniga, et me oleme järsku keset tormi, keset mingit kõrgete panustega sündmust ja meil pole veel mingit konteksti, kes need inimesed on ja kus me üldse oleme. Stsenaristikas või ka raamatute puhul kutsutakse sellist võtet või stseeni loo alguses hookiks, ehk siis nii-öelda konks, millega sa kohe vaatad haarad, et sa viskad alustuseks vaata keset mingit adrenaliini rohket situatsiooni, mis juba käib, nii et vaata peab heas mõttes ise pingutama, et aru saada, mis toimub, kus me oleme ja kes need tegelased on. See 5-minutiline tormisseen on filmitud 5 erinevas võttekohas ja see esimene võttekoht, platvorm siin merepinnal on ehitatud Meeruse sadamasse ühe kai äärde, mis on põhimõtteliselt Stroomiranna kõrval. Need tormilained, mis päriselt platvormile löövad, on mööduvate skuutritega tekitatud. Meil oli platsil 2 skuutrit, millega siis väga suurel hool platvormist mööda sõites ja külge ette tõmmates neid laineid tekitati. Vihm on samuti päris ja platsil tekitatud siis SFX meeskonna poolt. Näitlejatele see muidugi väga mõnus ei olnud. Terve märjas külmetada, kuigi riiete all mingi õhem kalüpso neil muidugi oli seal veel, aga pidevalt vett krae vahele ja suurte lainetega näkku saada ikkagi lõpuks väga mõnus pole. Kalad on siin stseenis looliselt päris olulised, kuna järgmisel päeval tekib sellest filmis probleem, et neid pole. Ja tore oleks näha ja teada, millest siis täpselt ilma jääb. See kett, millega tegelane Sullivan siin peaaegu vastu pead saab, see oli täitsa päriselt olemas, kuid need kaadrid, kus see suure hooga ringi tiirutab, nendes on loomulikult tegu 3D versiooniga sellest samast ketist, aga kui ta siin selle kinni jälle püüab või täpselt ta seal käes on, siis on jälle taaskord tegu ikkagi päris ketiga. Teise võttekohana on torni katus, mis on ehitatud siis esimesest setist mõned kilomeetrid eemale Noblessneri lähedal asuvasse Karjamaa sadamasse ühele tühjale platsile. Vihm on siin samuti meie tekitatud platsil, mitte arvutis. Visuaalefektina on selles lõigukeses ainult see tuulega ära lenda valumine satelliittaldrik ja siis see, mis merel toimub, et tormine meri ja äikese taevas, see on kõik erinevatest juppidest siis kokku lõigatud, kui hiljem digivihma peale lisatud. Cargo Bay on siis kõige suurem ja kõrgem ruum vintsi ja muu kolaga. See on ehitatud Noblessnerisse, üks väheseid renoveerimata ruume, mis veel olemas on. Need veeudemed, mis tuulega sealt august üles löövad, need on hiljem digitaalselt lisatud. Siin ühel hetkel hakkavad laest ka rooste tükke kukkuma, et see on samuti siis arvutivõlurite poolt tekitatud. Masinaruum, kus veetoru õhku lendab, on ehitatud Viimsisse, Black Box stuudiosse, mis oli natukene keerulisem ehitus, kuna seal pidi meil olema ka võimalus see osaliselt vett täis lasta. Selles stseenis pole nüüd ühtegi arvutiga lisatud efekti, et kõik, mis me näeme, on päriselt platsil tekitatud.
communications room ehk sidekeskus on ehitatud linnahalli lavale, mida kasutasime stuudiona, kuhu on ka kõik ülejäänud filmis nähtavad siseruumid ja toad ehitatud. Kõik need asjade rappumised, kapid, torud, konsoolid, lauad on tehtud nii, et päriselt keegi raputab neid. Osade kaadrite puhul 4-5 inimest, kes kusagil peidus ja siis väristavad siin erinevad mööblijuppe. See lähenev tsunami, mida me ühel hetkel nägema hakkame, saades aru, mille pärast nad siis kiirustavad ja mis seda värinat siin tekitab. Kombineeritud pärislained, siis 3D torni mudeliga ja päriselt filmitud äikesetaevaga. Ja see on siis kõik oma vahel kokku kleevitud. Sellise tormistseeni filmimise ettevalmistus on päris pikk näitlejate mängu poolest või emotsionaalselt pole see on nagu kuigi keerukas, aga keerukaks teeb selle kõik see tehniline pool, et vihmamasina töösel filmimine, võttekoha raputamine, kogu film oli meil operaatoriga enne filmima hakkamist läbi kadreeritud ja paberil põhimõtteliselt nii-öelda läbi mängitud, sest sa pead teadma, kuidas sa hiljem seda illusiooni montaažis või VFX-is siis looma hakkab. Finishing on platform. Did you say 9? Ja kuna sellist torni tegelikult ei eksisteeri, siis kõik üldplaanid on nagu nii täielikult arvutis loodud ja torn ise on ka siis disainitud koostöös VFX supervisoriga, kellega see võttis vist peaaegu, et võib-olla 2 kuud või kui me seda torni kujundasime. Et kõik need abivahendid ja ettevalmistus on siis selleks, et need erinevates võttekohtades filmitud stseenid ja kaadrid omavahel monteeruksid, et see kõik oleks üks sujuv ja nähtamatu selline flow, et siis see illusioon ehk lõpuks tekibki, et see kõik toimub ühes kohas ja päriselt. Sest mitte midagi pole ju tegelikult päris.